Vanarahvas Jott Tarder on öelnud lausa ühest suust. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina. Ja neil oli õigus. Näiteks sain ma alles siin Hiiumaal teada, mida tähendab salapärane lühend IKT, millest meie president kogu aeg pajatab. Iidlane kimab teadusesse ja just siin Kärdlas on otsustatud teadusesse lennutada tervelt 2 bussitäit ja 1 klassitäis noori iidlasi. Tervist, Tarvo Malk. Tere. Me oleme Kärdla põhikoolis. Te olete rajanud mobiilse robootika ja teadusõppe labori. Kas te siis lähete koolimajaga sinna, kus on lapsed? No täpselt nii, et mobiilne tähendabki seda, et meil on need asjad, mille abil me lapsi õpetame, piisavalt väikesed valitud ja arvutid samamoodi, tahvelarvutid, et me saame minna sinna, kus on lapsed. Et keegi ei pea nii-öelda tulema meie juurde, vaid võib meid vabalt külla kutsuda. Me üritame lastele õpetada, kuidas igapäevaelus robotitega toime tulla, sest need masinad hakkavad järjest rohkem meid igapäevaelus ka ümbritsema, et alates robot-muruniitjast, robot-tolmuimejast, pesumasinast. No, ma arvan, et ei ole kaugel ajad, kui on ka külmkapi ja elektripliidi juures vaja neid oskusi. Et seda tehnoloogiat on nii palju meie ümber, et lapsed ise on tavaliselt nagu kujunenud tarbijateks ainult, et nad võtavad mobiilse seadme, tahvelarvuti või telefoni, tarbivad sealt mänge, muusikat, kõike seda, eks. Aga tegelikult meie üritame siis õpetada ka seda, et nad ise suudaksid midagi valmis teha oma kätega, oma peaga. Mis see reaalne praktiline väljund siis võib olla? Kui sul kodus isa toob koju robot-tolmuimeja, eks, et siis nagu tavan Eesti mees, et ega ta kasutusjuhendit ei loe, et võib-olla siis see laps on see, kes suudab selle tolmuimeja panna kodus tööle nii, et ta ei sokke ja kassi nii-öelda ei imeks endasse. Kas ma saan õigesti aru, et tüdrukute aju väga hästi ei võta seda robotivärki? Ei, sa selle koha pealt saad väga valesti aru, et sageli tüdrukud on palju nutikamad või ka püsivamad või järjekindlamad nende asjade leiutamisel või lahendamisel, et mina siin küll mingit vahet ei näe.